helilooja, kes kirjutas veidi rohkem kui 100 aastat tagasi, aastal 1910, klaveripala 4 käele ja panin sellele pealkirjaks Haneema. Kui mina olin väike, siis minule jutustas muinasjutte minu vanaema. Mõned neist on mul siiani veel meeles. Suured inimesed unustavad tihtipeale ära, et nad on kunagi lapsed olnud. Aga muinasjutud aitavad selle jälle meelde tuletada. Mõndadele loevad muinasjutte vanaemad, nii nagu mulle, mõnele emad, mõnele õed või vennad või hoopis lapsehoidjad. Prantsusmaal kutsuvad lapsed lapsehoidjat haneemaks. Ravel armastas väga lapsi, aga endal tal lapsi ei olnud ja ta armastas veel lilli, linde, üles keeratavaid mänguasju ja loomulikult muinasjutte. Esimene lugu Haneema lugudest on lugu uinuvast kaunitarist. Kõik need lood, mida te täna kuulete, ongi just kui uinuva kaunitari erinevad unenäod. Elasid kord kuningas ja kuninganna. Aga nad olid väga kurvad sellepärast, et nad ei saanud lapsi. Nii kurvad, et seda ei oska öeldagi. Lõpuks õnnestus kuningannal siiski käima peale saada ja ta sünnitas pisikese tütre. Väikese printsessi vaderiteks kutsuti kõik haldjad, kes üldse riigist leida olid, et need printsessile häid andeid kingiksid. Kui kõik olid lauda istunud, siis tuli uksest sisse üks vana haldjas, keda ülepea polnud kutsutud, sest juba 50 aastat ei olnud mitte keegi teda näinud ja kõik arvasid, et ta on kas surnud või hoopis nõiduse kütkes. Kuningas laskis kiiresti vanale haldjale tuua ka lauanõud, aga suurt kullast doosi tal talle anda ei olnud, sest kuningas oli lasknud teha täpselt 7 kullast doosi 7 haldjale. Vana haldjas pidas seda põlastuse märgiks ja pomises midagi enda ette. Kõige noorem haldjas kuulis seda ja peitis ennast kiiresti eesriide varju, sest ta kartis, et kui vana haldjas peaks printsessile midagi halba soovima, siis ta jõuab selle veel heaks teha. Siis asusid haldjad printsessile vaderiandeid jagama. Kui järg oli vana haldja kätte jõudnud, ütles too rohkem pahameelest kui vanadusest pead väristades, et printsess torkab endale kedervarrega kätte ja sureb selle tagajärjel. Koletu kingitus pani kõik varrulised võdisema ja ei olnud ühtegi inimest, kes ei oleks selle peale nutnud. Siis astus noor haldjas eesriide tagant välja ja lausus valju häälega. Rahustuge, kuningas ja kuninganna, teie tütar ei sure. Tõsi küll, mul ei ole nii palju võimu, et vanema ametiõe lausumist täielikult olematuks teha. Printsess torkab endale tõepoolest kedervarrega kätte, aga ta ei sure, vaid langeb sügavasse unne, mis vältab 100 aastat ja millest teda siis üks kuningapoeg äratama tuleb. Esimene lugu on uinuva kaunitari Pavaan. Pavaan on üks vanaaegne tants. Seda tantsiti siis, kui naistel oli veel hästi suured selgud ja nendega oli keeruline liikuda. Ja seetõttu ei olnud ka tantsud väga keerulised. Tants käis nii. Astuti üks samm, teine samm, kolmas samm ja siis väike kniks või kummardus oma partneri poole. Aga proovime koos muusikaga.
ja printsess uinuki. niipea, kui ta võlunes oma silmad suleb, ärkab ta võlutud metsas, kus oma pisikestel jalgadel seikleb ringi pöialpoiss. pöialpoisi loos on puuraiuja oma naisega nii vaesed, et neil on raske oma 7 last üleval pidada. ja nii tuleb puuraiuja mõtte peale lapsed metsa ära eksitada ja loota, et äkki saavad nad ise oma eluga hakkama. kõige noorem lastest on kõige pisem ja kõige vagurem. tema kuuleb seda plaani pealt ja peidab enda taskusse leivapuru, et hiljem selle abil kodutee üles leida. isa-ema viisid lapsed kõige tihedamasse ja pimedasse padrikusse. kui nad olid kohale jõudnud, jätsid vanemad lapsed sinna paika ja põgenesid ise kõrvalist metsarada mööda. pöialpoiss iseäranis muret ei tundnud, sest ta arvas, et leiab hõlpsasti tee leiva abil, mida oli maha poetanud igale poole, kust läbi oli tulnud. aga suur oli tema imestus, kui ta ainsatki raasukest ei leidnud. linnud olid tulnud ja kõik ära nokkinud. lapsed olid väga õnnetud. mida rohkem nad ringi ekslesid, seda sügavamale metsa nad sattusid. öö jõudis kätte. tõusis kange tuul, mis neile koleda hirmu peale ajas. Neile näis, et ümberringi uluvad hundid, kes tulevad ja söövad nad ära. lapsed ei julgenud sõnagi öelda ega peadki pöörata. hakkas vihma valama ja lapsed said üdini märjaks. Nad libisesid igal sammul, prantsatasid porri, ajasid ennast üleni mudastena püsti ega teadnud, mida oma poriste kätega peale hakata. pöialpoiss ronis puulatva, et vaadata, kas ta ehk kuskilt midagi ei märka. ta pööras pead igasse kanti ja nägi väikest küünla tule moodi tulukest vilkumas. aga see oli kaugel metsa taga. ta tuli puu otsast alla ja kui ta oli maas, ei näinud ta enam midagi. see ajas ta meeleheitele. olles siis vendadega tüki aega sinnapoole sammunud, kus ta tuld oli näinud, silmas ta seda metsast välja tulles uuesti. viimaks jõudsid nad maja juurde, kus vilkus küünal. teel olid nad ühtepuhku hirmu tundnud, sest iga kord, kui nad mõnest nõost läbi läksid, kadus tuluke silmist. Nad koputasid uksele. üks lahke naine tegi ukse lahti. ta küsis lastelt, mida nad tahavad. pöialpoiss kostis, et nad on vaesed lapsed, kes metsa on ära eksinud ja paluvad halastusest öömaja. naine, kelle meelest nad kõik olid väga kenad, hakkas nutma ja ütles: oi vaesed lapsed, kuhu te olete tulnud? siin majas elab inimsööja, kes sööb väikeseid lapsi. oh proua, kostis pöialpoiss, kes värises kogu kehast nagu ta vennadki. mida me peame tegema? hundid murravad meid täna öösel metsas päris kindlasti maha, kui te ei taha meid enda juurde võtta. et asi nii on, parem siis söögu meid see isand ära. aga võib-olla ta tunneb meile kaasa, kui te teda ilusti palute.
Inetuke, pagoodide printsess on Ravelli Hanemaa lugude 3. osa pealkirjaks. Kunagi ammu Prantsusmaal, kui kuningaks oli Louis XIV, keda kutsuti ka päikesekuningaks, oli kuningas väga kurb, et mitte keegi õukonnast ei oska talle enam muinasjutte jutustada. Ja nii juhtuski, et 17. sajandi teises pooles muutusid muinasjutud ühtäkki kuningakojas hästi populaarseks. Neist sai justkui õukondlik kõrgmood. Neid kirjutati üles, neid jutustati. Ja veel enne, kui muinasjutte kirjutas üles Charles Perrault, tegi seda Madame d'Aulnoy. Õigupoolest olidki sel ajal naised need, kes lugesid ette ja jutustasid muinasjutte. Madame d'Aulnoy muinasjutt rohelisest lohemaast algab täpselt samamoodi nagu uinuva kaunitari muinasjutt. Aga seal ei ole mitte ainult üks printsess, vaid on 2 kaksikud. Ja ka seal kutsutakse haldjad, et need printsessile häid andeid kingiksid. Ja ka seal unustatakse üks haldjatest kutsumata. Selles loos on selleks makaagiemand. Makaagiemand vihastab ja muudab ühe printsessidest kõige inetumaks maailmas. Nii saabki ühe printsessi nimeks ilusake ja teise nimeks inetuke. Inetuke kasvab suureks ja laseb ennast õukonnast ära pagendada. Pagenduses olles aga kohtab ta rohelist lohemadu, kes samuti needuse käes vaevleb. Roheline lohemadu varastab printsessi une pealt ära ja viib oma lossi. Printsess ärkabki kullatud lossis ja tema juurde tuleb 100 pagoodi. Pagoodideks nimetavad prantslased keeratava peaga Hiina portsellankujukesi. Kõige suuremad olid küünrapikkused, kõige väiksemad polnud pikemad kui 4 sõrme. Mõned olid ilusad, graatsilised, meeldivad, teised jälle koledad, hirmu äratavad oma inetuses. Nad olid tehtud teemantist, smaragdist, rubiinist, kristallist, merevaigust, korallist, portsellanist, kullast, hõbedast, terasest, pronksist, rauast, puust ja savist. Mõni oli ilma käteta, mõni jalgadeta, mõnel oli suu kõrvuni, mõnel oli silm viltu, mõnel nina lömmis, mõnel oli pea puudu. Ühesõnaga, kõik maa peal elutsevad olendid pole nii mitmekesised kui need pagoodid. Ja printsessist sai nende valitsejanna. Läskis rohelisel lohemaol ja printsessil osaks saada erinevatel kannatustel. Täitsa mitu aastat tuli printsessil
veeta üksikus metsaonnis. Aga õnneks oli talle abiks hea kaitsehaldjas. Ja seetõttu kohtas ta ka seal metsas väga imetabaseid olendeid. Kuidas te ometi rääkida oskate? Hüüatas printsess, kui nägi enda ümber ilmuvat loomi, kes kõik rääkida oskasid. Üks pisike vindike, kes ennast hästi printsessi lähedusse hoidis, tuli tema juurde ja sosistas talle kõrva. Teadke, armuline proua, et kunagi ammu haldjad said pahaseks inimeste rumaluse peale. Nad kurvastasid väga, kui nägid, milliseid raskusi ja milliseid vahesid pidid inimesed kandma. Haldjad lootsid, et kui nad inimesi hoiatavad, siis inimesed võtavad õppusest kuulda ja saavad paremaks. Aga haldjate vaev oli asjata. Ja nii nad otsustasid, et nad karistavad inimesi ja panevad neid erinevaid karistusi kandma. Need, kes olid väga suured lobamokad, need muutsid nad kanadeks, papagoideks. Need, kes oma sõpru narrisid, need muutsid nad pärdikuteks. Need, kes olid olnud salaarmukesed, need muutsid nad vintideks, sülekoerteks ja tuvideks. Kes liiga palju sõid, muutsid nad sigadeks ja liiga kurjad inimesed lõvideks. Nii ongi, et sellest metsast võib leida kõiksugu iseloomude ja omadustega inimesi. Kas ma tohin vaadata pealt, kui te õhtustate? Teie olete siin käskija, vastas kaunitar. Ei, siin pole teist käskijat peale teie. Öelge vaid, et ma lahkun, kui ma lahkun seda maid. Aga öelge enne, kas ka teie arvate, et ma olen hirmus inetu? See on tõesti nii, sest ma ei oska valetada. Aga te olete väga hea. Jah, ma olen tõepoolest inetu. Ja lisaks sellele, et ma olen inetu, mul ei ole ka mingeid vaimuandeid. Ma olen lihtsalt mõistuseta olend. Ei, see pole sugugi rumal, kes tunnistab vaimuannete puudumist.
ükski rumal ei tuleks eales selle peale. Sööge nüüd, kaunitar, ja püüdke mitte siin kodus igavleda, sest kõik siin on mõeldud ainult teie lõbustamiseks ja ma oleksin väga õnnetu, kui te rahul ei ole. Oo, te olete nii hea. Kui ma mõtlen teie hea südamlikkusele, siis te ei tundugi mulle enam nii inetu. Jaa, mul on hea süda, aga ma olen ikkagi koletis. Oh ei, paljud inimesed on koledamad kui teie. Ma armastan teid palju rohkem kui neid, kelle inimpalge taha on peidetud kuri ja tänamatu süda. Kui ma oleksin targem, siis ma teeksin teile komplimendi, aga ma olen rumal ja ainus, mida ma võin, on teid tänada. Printsess õhtustaski ja ühtäkki ei tundunudki talle koletis enam nii hirmutav. Aga ta oleks peaaegu hinge heitnud, kui koletis ütles: printsess, kas te soovite minu naiseks saada?
aastat läks mööda. Tol ajal valitseva kuninga poeg, kes oli teisest soost kui uinunud printsess, juhtus sinnakanti jahile ja päris, mis tornid need paksu metsa tagant paistavad. Ühed ütlesid, et see on vana loss, kus vaimud kummitavad. Teised, et kõik ümbruskonna nõiad seal pidu peavad. Aga suurem jagu arvas, et see on inimsööja eluase, kuhu ta kõik kinnipüütud lapsed viib, et neid seal rahus ära süüa. Sest mitte keegi ei saa talle järele minna ja ainult tema üksi pääseb läbi sellest paksust metsast. Prints ei teadnud, mida uskuda, kui üks vana talumees rääkima hakkas. Prints, sellest on rohkem juba kui 50 aastat tagasi, kui ma kuulsin oma isale kõneldavat, et selles lossis pidavat olema üks printsess, kellest ilusamat ei ole keegi näinud. Ta pidavat seal magama 100 aastat, kuni teda tuleb äratama kuningapoeg, kellele ta on määratud. Selle jutu peale tundis noor prints end kui tulisest lõõmast haaratud. Ta otsustas asjast kõhklemata kinni haarata ja imelikusse loosse selgust tuua. Et ta armastust ja kuulsust ihkas, võttis ta nõuks seda maid kindlaks teha, mis seal õieti on. Vaevalt sai ta metsaligi, kui kõik põlispuud, põld, marja ja kibuvitsa põõsad iseendast kõrvale tõmbusid, et teda läbi lasta. Ta pani küll vähegi imestama, et ükski tema kaaskondlastest ei saanud talle järele tulla, sest puud olid tema selja taga jälle kokku läinud. Ometigi astus ta edasi. Noor ja armuline prints on alati südi. Ta astus avarasse eesõue, kus kõik, mis ta nägi, oleks võinud ta hirmust tarduma panna. Valitses kohutav vaikus. Igal pool näis võidutsevat surm. Inimesed ja loomad lebasid nagu koolnud maas. Peagi aga taipas prints, et kõik ainult magasid. Peekrites oli veel mõni tilk põhjas, mis selgesti näitas, et nad olid joomise pealt magama jäänud. Siis läks prints üle marmorsillutisega õue, sammus trepist üles, astus vahituppa, kus valvurid seisid reas, karabiinid õlal ja norskasid täiest kõrist. Edasi läks ta läbi paljudest tubadest, mis olid täis aadlimehi ja daame, kes kõik magasid. Ühed püstijalu, teised istudes. Ta astus üleni kuldsesse tuppa ja nägi sängis, mille eesriided olid igast küljest kõrvale lükatud, enneolematult ilusat vaatepilti. 5–16 aastast printsessi, kelle nägu säras nagu mingis jumalikus valguses. Prints astus imetlusest värisedes ligemale ja langes põlvili. Printsess ärkas, sest nõiduse vägi oli lõppenud. Ta vaatas printsile sootuks õrnema pilguga otsa, kui esmakordne kohtumine seda oleks lubanud ja sõnas. Olete see teie, prints? Te lasksite ennast väga kaua oodata. Prints oli võlutud printsessi sõnadest ja veel rohkem viisist, kuidas ta seda ütles, ega teadnud, mil moel talle oma rõõmu ja tänu ilmutada. Prints kinnitas, et armastab printsessi rohkem kui iseennast. Tema kõne oli kohmakas, aga seda rohkem see meeldis. Mida vähem ilusaid sõnu, seda suurem armastus. Pole midagi imestada, et printsi kohmetus oli märksa suurem printsessi omast, sest neiul oli küllalt aega olnud oma sõnade üle järele mõelda. Küllap oli hea haldjas. Ajalugu sellest küll midagi ei räägi. Printsessile pikaks uneajaks ilusaid unenägusid saatnud.